Kas lähme autoga või? Kas lähme vankriga? Vot. Sellised valikud siis siin täna hommikul. Tere hommikust! Käes on kolmapäev, kell on 9:30 hommikul. Ma olen juba põhimõtteliselt 4 tundi üleval olnud. Mul on viimasel ajal nii kuidagi pahasti nende hommikuste ärkamistega, ehk siis ärkan kogu aeg ekstreemselt vara ja siis rohkem magama ei jää. Mis tähendab ka seda, et mingi pool päeva on juba tehtud, aga täna on hästi pikk ja lõbus päev. Nii et pole üldse hullu, elame üle selle hommikuse ärkamise. Mul on juba mingi kohv koos espressoga sees, nii et varsti juba uus kohv ja siis saabki ennast juba paremini käima. Aga kuna Nils teeb meil täna kodukontorit, sest et mina pean enamus päevast kodust ära olema, siis siin hommikut alustamegi sellega, et tegime igasuguseid iluprotseduure, et valmistuda tänaseks tegevuseks, mida te varsti näete. Ja nüüd lähme emmaga mänguväljakule. Nagu ikka. Igal pool, kus me käime, siis emmal on praegu kaasas mingi erinev mõmmi. Ja see on sellepärast, et minul oli väiksena selline tore hobi, et ma kogusin kaisukarusid. Ja aastate jooksul, nagu aastate jooksul, mul õnnestus kokku koguda üle 100 kaisukaru. Mis oli nagu tollel ajal väga lahe, ma olin üliuhke, nad olid mul kõik niimoodi pandud ilusti nagu välja, ma väga hindasin neid, ma väga armastasin neid. Aga no, kui ma sain natuke suuremaks, siis kõik need karud jäid lihtsalt siis mu vanemate rõõmuks mu vanematele. Ja nüüd ise nagu vanemana, kui ma mõtlen kaisukate peale, siis ma arvan, me kõik teame, et kaisukad on need, mida me eriti ei taha keegi koju endale. Nii et mu vanemad on otsustanud mulle iga kord, kui nad mulle külla tulevad, siis nad toovad ühe karu meie juurde. Nii et meil on nüüd neid karusid ikka juba päris palju kodus ja emmal on sellest muidugi tohutult suur rõõm. Ja nüüd iga kord, kui me käime kuskil, siis on emmal kaasas erinev karu. Vot, selline on meie eluke siis praegu. Aga ma istun praegu siin mänguväljakul. Tuul puhub, aga soe on. See on äärmiselt kummaline tunne. Räägime siis tänastest päevaplaanidest natuke. Ühesõnaga, nii ere on, et ma isegi ei näe väga, mis siin kaameras toimub, aga kõigepealt on meil plaan olla siin mängukal ja minna toidupoodi. Ja ma panin tähele, et ma olen viimased 2 nädalat teinud saatuslikku vea. Ehk siis ma ei ole saanud sellesse rütmi, et tellida nädala alguses toidukuller, ehk siis meil käib Selver. Ja see on tähendanud seda, et ma käin iga päev toidupoes ja see on kohutav. See kulu, mis on võrreldes sellega, kui sa tellid toidukullerit, see on õudne. Täna me lähme taas kord toidupoodi ja peame jälle tegema väikse varude täienduse. Mina lähen poolest päevast siis kodust ära ja kõigepealt võtame suuna Liisi juurde Ripsmetesse, sest sellest viimasest korrast, kui ma käisin Ripsmetes, mis on siis üle-eelmine vlog, on juba 3 nädalat möödas ja nagu ma tookord ka ütlesin, siis peaaegu saan juba juunisse teha uue bookingu ja no täna peaaegu juba ongi juuni, kui ma seda filmin. Veel päris ei ole, aga peaaegu. Nii et see on täielik müstika ja peale seda lähen ma korjan Lotta peale, sätin ennast koos temaga valmis ja me sõidame Kehrasse. Mida me sõidame sinna Kehrasse tegema? Seda ma arvan, et räägin teile hiljem, juba jooksvalt. Väga elevil olen, et täna siuke päev on ja üldse, et ma saan Lottaga midagi koos teha, see on alati nagu parim, sellepärast, et ta on enamus ajast ju Soomes. Nii et iga kord, kui ta on Eestis, siis ma olen väga elevil selle üle. Vaata, mis mõmmi meil täna on. Meil on selline Saksa või Austria rahva rõivais karu, ilmselt toodud Saksamaalt või Austriast. Palen? Siuke unekas hittis praegu. Sest et õues on siuke nagu hall ilm ja... Nii, kell hakkab saama 11, mis tähendab seda, et
lähme ruttu koju, siis emme saab ühe kohvi juua. Eks? Kohvi. Kas joon ühe kohvi? Lähme ruttu koju ja võtame ühe turgutava kohvi. Palju parem. Ja arbuus on nii magus, see on nagu mingisugune komm reaalselt. Kas arbuus on nagu komm? On jah. Mul pingsalt jään ootama, et see hall taevas siin taga vahetuks mingi sinise vastu. Niimoodi uimerdasin siin kodus, et järsku vaatasin kella ja tuleb välja, et pean varsti ära minema kodust. Ja mul on üsna mitu asja üle ära teha, nagu ma arvan. Üheks, nagu näha, on mu juuksed. Ma panen hästi natuke ühte umakaitsetoodet. Selline on mul siin praegu kasutuses. Esimese hooga ma natuke sirgendan juukseid, aga üldkokkuvõttes on mul täna plaanis teha sellised lained, sest meil on selline suvine üritus ja pole väga ammu üldse sellist kerget lokki ega midagi juustesse teinud. Ja vaatame, kas see mul täna siin üldse õnnestub. Ma natukene teen seda pinda siin nagu paremaks. Ja teine teema on muidugi see, et ma võin ju praegu need lokid valmis teha kella mingi 12. Aga kui üritus algab kella 5, kas midagi on selleks ajaks alles? Väga kahtlane. Vanasti, kui mul olid pikendused nagu terve pea ulatuses, siis ma vist ainult neid lokki saangi tegin, siis need olid kuidagi nii ilusad pikendustega ja püsisid selles tööedeldud juukses nii hästi sees ka. Ja minu meelest nagu oma juukses lokk ikka, no ma ei tea, väga ikka ei püsi. Tee, mis sa teed. Nii, kamime koos õrnalt need lokid lahti. Noh, täitsa toredad lained jäid. Paneme kohe veel. Igaks juks hästi palju. Vaatame siis, kas selle ürituse ajaks veel midagi siin alles on. Teine asi, mis ma pean nüüd jõudma ka ruttu ära teha, mis mul tuli meelde. See on siis vihje sellest üritusest, kuhu me lähme. Ehk siis tulemas on Lindeksi suvine üritus ja ma ütlen ausalt, see on üks aasta oodatu maid üldse. Kuna Lindeks on mu pikaaegne koostööpartner nii, siis hästi tore nendega alati koos asju teha. Alati on hästi üllatused, mis nad siis ära korraldavad, keda kutsuvad ja nii edasi. See aasta on Lottaga kutsutud, nii et saamegi mõnusasti koos minna. Ja nad saadavad alati enda ürituste jaoks ka riided. Ehk siis on see, saad ise valida, mis riideid sa soovid, saad need siis endale. Need on siis nagu tänutäheks sulle. Ja minu ülesanne on nüüd need riided ära aurutada, sellepärast et need on meeletult kortsus. Mul oli selle aurutamisega aega tegeleda reaalselt nädalaid. Ma tegin seda, 20 minti enne välja minekut, mul on vaja see ära teha. Ja mu plaan ongi siis selline, et me käime Ripsendas ära. Siis ma sõidan isa juurde, kus Lotta resideerub. Lähen seal, teen endale veel kiire meigi, vahetan riided ära. Ja siis juba hakkame Lottaga koos sõitma Kehra poole. Sest just Kehras asub siis üks vägagi põnev koht, kus me oleme käinud. Toimub seal Lindeksi üritus tänane. Ja siis saame kõik koos avastama minna. Meelest see aurutamise protsess on nagu nii satisfying. Mu outfiti esimene osa on siis selline pikk, linane, valge seelik. Teate küll selline Skandinaavia suve viimaste aastate hittoode. Minu meelest see on hästi tore ese, sest seda saab väga-väga mitut erinevat moodi stiliseerida. Ja minu riidekapis kõik asjad ongi teadupärast valged, mustad, beežid. Et mulle sobib ta ikka väga-väga paljude asjadega kokku. Issand jumal, õues on lambist nii suve. Üle. Lähme nüüd teeme need ripsatkesed korda. Mul oli nende ripsatega nagu love-hate relationship. Kui ma neid vaatasin lähedalt ise peeglist, need olid nagu maailma kõige ilusamad
mu enda ripsmed vaata nagu oleks, et nagu ma oleks kasutanud mingi 5 kuud ripsseerumit ja mu ripsmed on mingi nii ilusad, et mõned on nagu siuksed pikemad, mõned veits tühemad, nagu mingi üliilus. Ja siis kui ma olin kaugelt, siis mitte midagi polnud näha nagu. siis ma olin mingi, see mulle nagu ka ei meeldi. Okei, aga mis sa tahaksid täna teisiti? Nii, et teeme ikka täna mingit tavalist, mis sa mulle tavaliselt muidu teed. Aga kas me jätame selle kaare samaks? See mulle meeldis, jah. Kaare, okei. Nagu see nagu oli ilus, aga ta oli ikkagi liiga nagu siuke liiga õrn. Nii, ripsad said meil nüüd tehtud ja me tegime seekord täiesti teistsuguse stiili kui viimane kord, kui mul oli siuke hästi naturaalne, siis seekord on palju vähem naturaalne. Lihtsalt seda lineseadet ja mingi. Aga oh my god, I love. Mulle ikka meeldib, kui on nagu sellist ikka nagu tugevamat efekti vist veits rohkem. Et niimoodi kaugelt oleks näha, nagu mul rips on tärvitud. Aga samas Liis teeb ikkagi nii hästi, et ikka on nagu loomulik, kuigi on ikka palju rohkem. Nii hea, ma tunnen ennast kohe nagu täiesti iseendana. Aga kuna ma seal vaagisin täiesti mingi une ja reaalsuse vahel, lähme võtame ühe kohvi veel, sest täna on meil ka vaja pikad sõidud teha ja kaua vastu pidada. Nii et ma lähen nüüd kostitan ennast veel ühe kohviga ja siis lähme vaatame, kus see meie lotakene on. Kas te näete seda või? 22,5 kraadi. Eestis, Tallinnas praegu õues. Šokeeriv, täiesti šokeeriv. Ma ei suuda seda lihtsalt uskuda. Tere tulemast Lotta lapsepõlve tuppa. Ja mul on endiselt oma 10-aastase see mida ma kannan siiani. Ja ka kõik mingid mõmmid ja asjad ja siin on üldse... vaadake seda. Vaadake seda kollektsiooni. Oh yeah, ma siin vaatan neid tavaliselt. VHS-id. Vaat, kus on siin Lotal vaatamist. Aga nüüd on siis aeg teha endale kiiresti väikene meikike ka. Lotal on juba valmis, mingi väga ilus. Lotta on üldse nagu meikimises nii hea. See on nagu nii huvitav, et vaata, kui väikse mõde on nagu väike ja siis on see, et ta tahab kõiki asju teha nagu suure järgi ja mul on nagu mingi teach me master. Lotta teeb kõike paremini. Nii, mu meikike sai valmis. Täiesti lihtsalt suvine, mitte midagi erilist. Nii, siit tuleb meie fit check, mis on kogemata peaaegu täpselt sama. Jah. Ütle, et olete ühed, ütlemata, et olete ühed. Ehk siis, meil on siin 2 musta Lindexi toppi. Siis minul on selline pruun vöö, milles Nils lasi täna trelliga 2 auku juurde. Siis mul on täiesti pikk see linane maaniselg ja mis enda plätude nimi oli? Hawaiian plätud. Minu omad on küll mingi 20 aastat vanad, sest mul on nagu sellest ajast, kui oli see originaalne laine. No minul on Tais Stupid, nii et... Tais tõsteti. Nüüd, jah. Aga mul on siuke tore rannakotikene, ilusad väikse prillid ja selline cute, väga suvine Scandi seelika ja lavitis on taskutega. Mõnus. Nii et... Kirjutada on meil ka kogemata täpselt samad. Minul on hõbedane selline sõrmus ja tal on kuldne. Ja prillid on meil ka ülisarnased. Kõik Lindexi kraam, nii et lähme siis vaatame, kes meid seal Lindexi peal ootavad ja mida toredat me seal kõike teha saame ja te saate meiega kaasa tulla. Nii et läksime. Kuna meil on nüüd vaja sõita sükke 45 minutit, siis ma palusin täna Insta storidest teile küsimusi meile saata ja tulid igasugused toredad küsimused, nii et hakkame nüüd neile siis hooga vastama. Lotta loeb ette ja... Nii, kuidas te oma nimed saite? On neil mingi eriline lugu? On, jaa. Saime raamatutest. Jaa, meie ema on suur Astrid Lindgreni teoste fänn ja sealt meie nimed siis ka pärinevad igast raamatust. Minu oma on siis... Lärmissepa tänava Lotta ja mina olen Põllarbi lastest, kus oli siis Liisa. Ja pluss meie vend Rasmus on siis Hulkur Rasmusest. Just, selline tore lugu. Ja Lotta oleks peaaegu olnud meil Tjorven, nii et... Fun fact, oh my god. Kui te ei teeks oma praegust tööd, siis mis tööd te kõige tõenäolisemalt teeksite?
Hea küsimus. See puhastaja või? Oma pintslikesega kuskil. Jah. Mul eluaeg ju oli see unistus saada arheoloogiks. Puhastaja oma pintslikesega. No selles suhtes, et praegune töö on mul see, et ma teen ise sotsmeediat, aga üleüldiselt ma olen turunduses töötanud ikkagi 15 aastat, et turundusvaldkond on nii lai, eriti tänapäeval ja neid harusid on nii palju, et ma arvan, et ma ikkagi oleks kuskil turunduses või PR-i peal. Jaa, mul on sama. Või kui ma sinna turundusteele üldse ei oleks läinud ka õpingute kaudu, siis ma arvan, et ma töötaksin sekretärina endiselt, nagu ma töötasin kunagi. No jaa, aga mis sa algselt tahtsid saada kelleks? No, algselt kunagi väga ammu, mitte nii väga ammu, aga ma tahtsin pikalt saada näitlejaks. Aga kas ma saan näitekooli sisse? No jaa, aga sa ikka käisid ju Nukuteatri mingis noorte näitekoolis ikkagi. Ja see oli mega lahe. Ja. Ma ei olegi kindel, kas nad endiselt teevad seda veel või mitte, aga see oli üks, ma arvan, nagu lahedamaid aastaid mu elust, nii et keda vähegi huvitab näitamine ja näiteringid, siis see oli tõesti ülimalt lahe aeg. Ja, et Ott on ikkagi Nukuteatri laval ka näidelnud. Oleme teda seal vaatamas käinud. See oli tõesti lahe. See oli väga äge. Et jah, aga siis teed läksid veits teistpidi, nii et sest et tõesti see näitlejate maastik on üpris nagu... Eestis on see väga tihe ja ilmselt väga raske on näitlejana läbi lüüa, et... Jaa, aga meil on tõesti nii palju lahedaid näitlejaid juba, ma arvan, et... Ja mulle väga meeldib see, mis ma praegu teen, nii et olgud. Olgud. Nii, mis on kõige meeldejäävam asi, mida olete koos teinud? No, ma ei tea, miks see mulle esimesena praegu meelde tuli, aga see ei ole, no kindlasti on veel palju asju, aga ma mäletan, kui ma olin 15, siis Liisa viis mind üllatusena Soome One Directioni kontserdile ja ma olin nagu megafänn ja see oli nii lahe kogemus, see oli nagu best. See mulle esitanud. Me nägime One Directionit ikkagi täiskoosseisus. Ja üldse ennast teinud lahku läksid ja kõike, mis seal kõik juhtunud on, see oli tõesti väga lahe. Ja no ma ei tea, väga raske nüüd välja tuua, sest ükskõik kui ma pean nagu valima, mida ma teen kuskil, siis mu number 1 valik oleks alati teha seda koos Lottaga. Double trouble. Ja kõik meie reisid. Ja, meil on nii palju lahedaid reise olnud ja üldse, ma arvan, et... Eriti meenuvad need, kui sa väike olid ja igal reisil haige olid ja me haiglas sinuga olime. Fun times! Need meenuvad kohe esimesena. Meil oli igast lahedaid seiklusi koos, oleme siin telkimas käinud ja... Ja meil oli hästi äge see projekt, mis me Sportlandiga tegime, see videoseeria, kus me võtsime igasuguseid seikluseid, et jah, see, kuidas me nagu meie telkimas. Selle seeria nimi oli? Howl Sisters. Howl Sisters. Ja kes on Sportlandi YouTube'is üleval. See oli väga naljakas. Olen abiturient langetamas ülikooli otsuseid. Mis erialasid õppisite ja kas oli väärt? Mina õppisin 2 eriala, kõigepealt ma õppisin kultuuriteadust Tallinna Ülikoolis 2 aastat ja ei lõpetanud seda ära, vaid vahetasin eriala ja siis läksin Tallinna Ülikoolis on siis ka BFM ühe institutsioonina ja läksin siis sinna õppima public relationsit ja sealt siis saigi, ma arvan, alguse minu turundusteekond ka. Mulle väga meeldis, see oli ingliskeelne õppe. Kokku siis käisin 5 aastat ülikoolis 2 eriala peale ja lõpetasin selle public relations ära ja... Ja kui public sa nüüd oled? Mina õppisin ettevõtlust ja ärijuhtimist Estonian Business Schoolis ja turunduserialalt. Ja ma ei tea, mulle väga meeldis. Ma sain sealt ülipalju lahedaid sõpru ja kogemusi ja tõesti ma soovitan väga, et see oli väga toredad aastad jällegi mu elus. Mingi turundusalaselt ma olen alati mõelnud, et mul on küll see, et ma läksin juba tööle mingi esimese kursuse ajal turundusagentuuri siis väikse kormusega ja kui ma mõtlen nagu selle peale, et kõik, mida ma tean sellest alast, ma ikkagi sain töölt praktikaga, nii et mul ikkagi vedas, nii et ma sain tutvuste kaudu tööle, mind usaldati, võeti sinna ja kui ma nagu mõtlen selle peale, mis me seal koolis õppisime, võib-olla ei mäleta nii täpselt enam. Ja no kultuuriteadus oli siis see minu süke nagu südamelähedane ala. See tundub põnev, jah. Aga millised on suveplaanid? Väga palju plaane on suveks, eriti mul sellepärast, et kuna Emma nüüd juba saab 2-aastaseks ja mul natukene hakkab selline uus aeg nagu, et
ta ei ole ainult minust sõltuv, ehk siis ma saan ise ka rohkem asju teha ja palju plaane on. Järgmisena nüüd tuleb meil kohe Justin Timberlake'i kontsert. Me koos lähme ju. Kommenteerige, kui lähete ka. Kommenteerige, mis kontsertidele see suvi lähete. Mina lähen Justinile, siis ma lähen 50 Centile ka. Aga meil on ju nii meeletult palju kontserte see suvi Eestis, nii et andke kindlasti teada. Mina lähen ka siis Justinile, 50 Centile, üliootan ja siis ma lähen ka Soomes. Helsingis on selline lahe festival. Ma nägin, et hästi palju eestlasi käis seal eelmine aasta, mille nimi on Flow Festival. Eelmine aasta seal esines Fred Again, sellepärast hästi palju eestlasi oli seal. Aga see aasta on seal üks minu lemmik Burna Boy ja siis ma lähen sinna, seda väga ootan. Ja mis veel? Süke, ma arvan, töine suvi tuleb ka, aga prooviks ikka veits puhata ja ma arvan, et mina olen mingi hetk Soome saarestikus, seal on väga idülliline ja see tundub mega lahe. Et naljaks on see, et Soome on nii lähedal Eestile, aga tegelikult loodus on ikka täiega erinev. Seal on mega lahe. Meil Lilsiga tuleb see aasta 3. pulmaastapäev ja tänu vanavanematele õnnestub meil minna täiesti kahekesi sellisele väiksele pulmaastapäeva reisile Veneetsiasse ja ma olen super elevil selle pärast, sest me ei ole kunagi käinud seal ja see on väga kultuurirohke kindlasti ja me saame kahekesi minna, mis on väga tore. Aga meil on ka lastega meeletult palju plaane muidugi suvel, sest et suveaeg on. Yes, aga kas tütar läheb lasteaeda? Ta läheb lasteaeda järgmine aasta. See aasta ta jääb veel koju. Mis teil vanuse vahe, kas Lotta plaanib päriselt elama jääda Soome? Meil on 10 aastat vanuse vahe täpselt. 10 aastat. Ja seoses selle teise küsimusega ma ei oska sulle veel seda öelda, sest et ma olen tegelikult ainult 1,5 aastat Soomes elanud ja ma ütlen, et viimase poole aasta jooksul võib-olla olen ma tundnud ennast seal nüüd nagu lõpuks kodusemalt ja leidnud selle kodutunde kogu selle kolimismellu ja uue kultuuriruumi keskel, nii et ma praegu olen hakanud nautima just seda hetkes elamist seal ja purjetan nagu sellel lainel, aga eks ma arvan, et ma kunagi ikka tagasi kolin ja. Oh yeah. Soome on õnneks nii lähedal, et see on lähemal, kui sa oleks Tartusse kolinud. No põhimõtteliselt jah. Sa oled must 80 kilomeetri kaugus. Et ma käin Tallinnas ka nii tihti, et ei ole nagu probleemi. Lemmikud Eesti paigad, kuhu soovite trippida? Mina soovitaks kohe Haapsalusse minna. Me käime seal nii mitu korda aastas ja see on lihtsalt nagu sorry kõik teised Eesti linnad, aga see on kõige ilusam linn Eestis ja midagi ei ole parata. See on tõesti nii nunnu. Sa võid nagu tundide viisi kõndida seal lihtsalt niimoodi, et karp lahti. See on nii huvitav ajalugu, nagu lihtsalt mega. See on lahe jah. Ma ei ole seal ise üliammu käinud midagi, aga peaks minema. Ja sina? Mida? Kuhu soovitaksid minna ise? No ma tahaks kuskile mingile saare peale minna, ma arvan. Kuskile, ma ei tea, mis saare meil siin on? Meil on siin üle 2000 saare on ju ja mis meil siin on, ma ei tea, mingid vormsid ja... Teil ei olegi mingi 10 saartu? Räägin, ma mälumängust mäletan, et Eestis on 2222 saart, aga kõige viimaste andmete järgi. Ma olen tähti šokis, mis asja? Eestis on 2020 aasta seisuga loendatud kokku 2317 saart. No siis vali üks välja. On nagu saarelt saarele trippimist küll. Saad seda island hoppingut teha. Jah. Mida hekki reaalselt? Aga ma ei tea nagu üldse niimoodi, et nagu, kuidas üldse saab saartele. Aeropaadiga ei saa ju, ma ei tea. No nendele natuke suurematele saab ju igast nagu Hiiumaa ja Saaremaa. No ikka Ruhnud, Kihnut, nendele saab ikka nendest väikesadatest lähevad need hästi pisikesed praamikesed. Jaa, sest et mõtlen kuhu, no tegelikult ongi Saaremaad ja Hiiumaad on ju ka nii nunnukad, et sinna võib ka alati tagasi minna. Saaremaa on mega suur saar. On mega suur. See on nii veider. Aga see on praegu pikk. Idea lõpp. Programm toimub siis meie Maasiku Puertemõisas. Ja eks ma stilist on ju kaasas.
kell on juba 3:10. Ma just tõin Lotta koju ära. Bye! Oota, näita kui ilusa selle Dubai šokolaadi sa tegid. Palun vaadake. See peab kohe minema külma, aga... Jaa. Gorgeous ine. Mega ilus ju. Mega! Ma ei tea, kas ma just ütleks, et see on nagu mega ilus, aga pole viga nagu. Mul on täiega hea meel, et me läksime autoga. Nüüd ma saan lihtsalt viskan Lotta ära ja siis kohe otse koju minna, et ma ei pea linnast läbi minema, nagu meil tavaliselt on, et transport võtab linnast peale ja siis toob linna tagasi. Vaid saame mõnusalt, saime mööda maanteed sinna koju kulgeda ja saan koju minna lapsi magama panema, sellepärast, et ikkagi on kooliõhtu ja me jõuangi täpselt selleks ajaks koju, kui kõik peavad magama minema. Lotta veel annab mulle mu tuhkatriinu kossid. Tšau! Ja ongi aeg tegelikult selle vlogi otsad ka vaikselt kokku tõmmata. Me saimegi siis teha endale seal Dubai šokolaadi päris ise nagu täitsa nullist. See oli nii lahe ja see on kindlasti ülimaitsev. Ma sõin niisama veits seda pistaatsia sisusel ka ja see oli väga maitsev. Üleüldiselt see villa oli väga äge, nagu nii palju vaatamist oli seal. Esiteks kõik need kutsud, kes seal elavad ja siis need hooned ise ka, mis on siis taastatud suures mahus. Nagu, no täpselt midagi sellist, mis mulle meeldib, nagu siuke vana ja uue miks ja mingid lühtrid olid igal pool laes ja diivanid, siuksed pool retrod ja lihtsalt nagu väga lahe, väga ilus. Soovitan kindlasti külastada, kui õnnestub. Ma ei tea, äkki seal korraldatakse mingid kontserdid suvel ja mingid siukseid toredaid toimetusi. Nii et nagu ikka Lindeksi üritused täiesti kulda väärt, väga tore. Taaskord kolleege näha. Täna täiesti teisi kolleege kui eelmise nädala üritusel. Ja nüüd ongi nii, et rohkem mul ei olegi silmapiiri tegelikult ühtegi üritus, kus ma läheksin, nii et lihtsalt kuidagi juhuslikult sattus siia 2 järjestikusse vlogi 2 sellist toredat käimist. Aga ma nüüd hakkangi selle vlogi otsi kokku tõmbama, see tulebki täiesti süke 1 päeva vlog. Ma loodan, et teil oli seda tore vaadata sellegi poolest. Ja egas muud midagi, kui näeme varsti jälle järgmises videos. Tšau!